Paljudes lugudes kurjusest kujutatakse kuradit sageli kui võimsat olendit, kes tahab Jumala võimu endale saada. Kuid islamis on Iiblise lugu hoopis teistsugune. Ta ei ole Jumalaga võrdne, ta ei ole ka ühe kuningriigi juht, kes suudaks taeva vastu võidelda. Selle asemel on ta olend, kes ei allunud, muutus uhkeks ja lubas seejärel inimesi eksiteele viia. Koraanis nimetatakse teda ka šaitaaniks. See on sõna, mis viitab olendile, kes eemalgub headusest ja õhutab teisi allumatusele. Iiblis on konkreetne nimi olendile, kes keeldus kuuletumast Jumala käsule, kui Aadam loodi. Samuti on oluline selgitada, et islami vaatenurgast Iblis ei ole kogu kurjuse allikas. Ta võib kiusata, petta ja anda halbu ideid, kuid ta ei saa inimest sundida, sest iga inimene jääb iseenda eest vastutavaks. Iiblise peamine viis ei ole otsene rünnak. Selle asemel kasutab ta sosistamist, kiusatust ja järk-järgulist mõjutamist. Araabia keeles nimetatakse seda vasvassaks, salajased mõtted, mis hiilivad inimese pähe ja suunavad teda patu poole. Koraani viimases osas kirjeldatakse salakavalat ja petlikku sosistajat, kes sosistab inimeste südamesse. See võib pärineda džinnidelt. Aga mis on džinn? Islami uskumuste džinniid on olendid, keda inimesed tavaliselt ei näe. Nad ei ole inglid ega ka inimesed, kuid nagu inimesed on neil võime valida. Nad võivad järgida Jumalat või keelduda. Nad võivad teha head või halba. Koraani järgi inimene loodi savist, samas kui džinnid loodi suitsuta tulest. Siin muutub tähtsaks Iblise identiteet. On olemas vanu seletusi ja traditsioone, mis kirjeldavad teda inglite seas, kuid Koraan ütleb selgelt, et Iblis kuulub džinnide hulka. Kui ta ei allunud, rikkus ta oma issanda käsku. Tema langus algas Aadama loomisega. Koraani loos lõi Jumal Aadama savist. Kui Aadam oli loodud ja tal oli elu antud, käskis Jumal inglites tema ees kummardada. See kummardamine ei olnud Aadama kummardamine. See oli austuse ja kuuletumise tegu Jumala käsule. Inglid kuuletusid, kuid Iblis keeldus. Kui temalt küsiti, miks ta ei tahtnud kummardada, ütles Iblis, et ta on Aadamaast parem. Iblise arvates oli tuli, millest oli loodud, tähtsam kui savi, millest inimene oli loodud. Siin tuli välja tema tõeline patt. Ta ei keeldunud ainult kuuletumast. Ta alavääristas ka Aadamat tema päritolu materjali põhjal. Iblis tõstis ennast kõrgemale ja alandas olendit, keda Jumal oli austanud. Lihtne käsk muutus tema iseloomu proovile panekuks ja selles katsumuses sai tema uhkus võitu. Sõnakuulmatuse tõttu Iblis eemaldati oma endisest seisusest ja ta neeti, kuid enne lõplikku karistust palus ta ajapikendust kuni päevani, mil inimkond taas ellu äratatakse ja kohut mõistetakse. Talle lubati jääda kuni määratud päevani. Pärast seda kuulutas Iblis avalikult oma plaani. Ta läheneb inimestele erinevatest suundadest. Ta muudab pattu ahvatlevaks. Ta eksitab igaüht, kes on nõus tema kiusatusele alluma. Kuid Iblis tunnistas ka, et ta ei suuda eksitada Jumala ustavaid sulaseid. Siin näeme suurt erinevust Iblise loo ja tavapärase kuradi kujutise vahel filmides ja legendides. Ta ei sõdinud selleks, et Jumala trooni üle võtta. Tema mäss algas ühest keeldumisest. Anti käsk, kuid ta otsustas eelistada oma enda arvamust endast. Uhkusest sündis kadedus. Kadedusest sündis tema viha Aadama ja tema järeltulijate vastu. Seetõttu ei räägi Iblise lugu islamis ainult ühest kurjast olendist. See on ka hoiatus iseloomujoone kohta, mis võib tekkida igaühes meist. Kui inimene arvab, et ta on teistest parem oma päritolu, rikkuse, võimu, teadmiste või positsiooni tõttu, kordab ta sama viga, mis viis Iblise langemiseni. Ja sellest hetkest, kui ta keeldus kummardamast, algas pikk vastasseis, mitte kahe võrdse jõu vahel, vaid Iblise kiusatuse ja inimese võime vahel valida, keda kuulata. Kuid on üks küsimus, mida moslemi õpetlased on kaua arutanud. Kes siis tegelikult on Iblis? Kas ta on ingel või džinn? Tänapäeva moslemite kõige levinuma seletuse järgi on Iblis džinn, mitte ingel. Koraanis on selgelt öeldud, et ta kuulus džinnide hulka ja ta ei kuuletunud oma issanda käsule. Inglid ja džinnid on erinevat tüüpi olendid. Inglid on kirjeldatud kui Jumala ustavad teenijad, kes täidavad tema käske. Džinnidel on aga võime valida nagu inimestelgi.
Nad võivad Jumalale kuuletuda, kuid võivad ka keelduda. Seetõttu ei ole kõik džinnid kurjad. Koraanis on džinnetlevad, et mõned neist kuuletuvad Jumalale, samas kui teised eksivad õigelt teelt. See tähendab, et nagu inimestegi seas, on ka džinnide seas häid ja halbu. See on oluline põhjus, miks saab seletada nii allumatust kui ka kuuletumist. Džinnina oli tal valikuvõime. Ta oleks võinud Jumala käsule kuuletuda, aga ta otsustas keelduda. Siiski ei ole varasemate moslemi õpetlaste seletused tema isiku kohta ühesugused. Islami varajastel sajanditel oli mõned Koraani tõlgendajad, kes uskusid, et Ibliis võis olla samuti ingel. Selline vaade sai alguse sellest, kuidas Koraan jutustab Aadama loomise loo. Inglitele öeldi, et nad kummardaksid ja nad kummardasid. Nad kõik kuuletusid peale Iblise. Kuna Iblise nimi oli selles sündmuses mainitud, arvasid mõned varasemad teadlased, et ta kuulus samuti inglite hulka. Üks tuntud teadlastest, kes selliseid valuseletusi kirja pani, oli Al-Tabari. Ta oli moslemi ajaloolane ja Koraani tõlgendaja, kes elas 9. sajandil ja 10. sajandi alguses. Al-Tabari ei kirjutanud ainult ühte seletust. Ta kogus kokku erinevaid tollal levinud jutustusi, et näidata, kuidas varasemad moslemid Iblise lugu erinevalt mõistsid. Mõne tema kirja pandud traditsiooni kohaselt maailmas elasid džinnid juba enne Aadama loomist. Väidetakse, et nende seas tekkis segadus ja vägivald. Selle tõttu saadeti taevast alla armee, et neid peatada. Mõnes looversioonis oli Iblis selle armee koosseisus. Teistes versioonides väidetavalt oli tema üks neist, kes juhkisid võitlust. Oma edu ja kõrge positsiooni tõttu hakkas Ibliis endast liiga palju arvama. Ta arvas, et on teistest olenditest parem. Seetõttu, kui loodi Aadam ja anti käsk tema ees kummardada, ei suutnud ta leppida sellega, et peab austust avaldama savist loodud olendile. Oluline on meeles pidada, et see lugu sõjast varasemate džinnide vastu ei ole täielikult Koraanis kirjas. See on osa vanadest traditsioonidest ja kommentaaridest, mida mõned teadlased kasutasid džinnide kohta käivate detailide täitmiseks, mida põhiloos pikalt ei selgitata. Mõned kasutasid seda jutustust selleks, et selgitada, miks Iblis oli koos inglitega, kui anti käsk Aadama kohta. Võib-olla oli tal tol ajal kõrge staatus ja tal lubati olla nende seas. On olemas ka vanu traditsioone, mis ütlevad, et Iblise nimi enne tema allumatust oli Azasil. Kuid Koraan ei kasuta tema kohta nime Azasil. Seda nime võib leida ainult mõnes hilisemas loos, kommentaarides ja müstilistes teostes. Seetõttu ei ole see nimi nii tähtis kui nimi Iblis, mida Koraanis selgelt kasutatakse. Peamine vaidluse põhjus on üks salm, mis ütleb, et inglitele anti käsk kummardada Aadama ees ja kõik kummardasid peale Iblise. Kuid samas salmis öeldakse ka selgelt, et Ibliis kuulus džinnide hulka. Enamiku tänapäevaste tõlgendajate jaoks ei ole siin tegelikult vastuolu. Võib-olla oli Ibliis inglite seas. Käsu alla kuulumine ei tähenda, et ta oleks ka ingel. Näiteks kujutle, et direktor siseneb klassiruumi, kus on õpilased ja õpetaja. Direktor käsib kõigil kohalolijatel püsti tõusta. Õpilased kuuletusid, kuid õpetaja keeldus. Kui ütleme, et õpilased tõusid püsti, välja arvatud õpetaja, ei tähenda see, et õpetaja oleks samuti õpilane. Ta oli lihtsalt ruumis ja kuulus samuti käsu alla. Sellise seletuse puhul Iblis oli koos inglitega, kui Aadam loodi. Tema seisus oli kõrge ja ta oli selle sündmuse osa, kuid ta jäi siiski džinniks. Mõned varasemad õpetlased on andnud sellele teistsuguse seletuse. Nende jaoks võib-olla kasutati tol ajal sõna džinn laiemas tähenduses. Võimalik, et seda kasutati teatud tüüpi taevase olendi kohta, mitte ainult nende džinnide kohta, nagu neid tänapäeval tavaliselt kirjeldatakse. Seetõttu on olemas valujutustusi, kus Iblist nimetatakse samaaegselt nii ingliks kui ka džinniks. Võib-olla ei eristanud mõned varasemad seletajad neid kahte kategooriat oma mõtetes selgelt. Aja möödudes muutus tavapärane seletus selgemaks. Valdavaks sai seisukoht, et Iblis oli džinn, kellel oli kunagi kõrge staatus ja kes oli inglite seas tänu oma varasemale jumalateenistusele, kuid ta ei saanud ingliks lihtsalt sellepärast, et ta oli nendega koos. Lõpuks ei olnud tema loomuse üle peetav vaidlus loo kõige olulisem osa. Olulisem oli see, mida ta tegi, kui tema kuulekust proovile pandi. Iblist ei loodud ilma valikuvõimeta. Tal oli võimalus kuuletuda, kuid ta otsustas eelistada omaenda arvamust ja keeldus Jumala käsust.
see näitab, et isegi olend, kellel on kõrge seisund ja pikk jumala teenimise ajalugu, võib langeda, kui ta laseb uhkusel võimust võtta. Sajandite jooksul on Iblise loo tähendus laienenud. Seda ei käsitleta enam ainult tema allumatuse loona. Moslemi müstikud ja filosoofid on seda kasutanud ka keerulisemate küsimuste üle mõtisklemiseks, nagu kuulekus, vabadus, vastutus ja kurjuse olemasolu. Üks kõige vastuolulisemaid seletusi on seotud Mansur al-Hallajšiga, tuntud sufi müstikuga, kes elas 9. sajandil ja 10. sajandi alguses. Sufism on islami traditsioon, mis annab sügava äratundmise, armastuse ja läheduse Jumalaga. Mõnes müstilises inglise kirjandusteoses, mis on seotud Mansur al-Hallajšiga, kirjendatakse Iblise keeldumist kui vale lojaalsuse tragöödiat. Selle tõlgenduse kohaselt keeldus Iblis kummardamast kedagi peale Jumala. Ta arvas, et kaitseb täielikku kummardamist ainsa Jumala ees. Tema jaoks tundus Aadama ees kummardamine oma põhimõtetest loobumisena. Kuid probleem seisnes selles, et käsk tuli Jumalalt endalt. Nii sai Iblis arvates lojaalsusest hoopis allumatus. Ta eelistas järgida oma enda arusaama, selle asemel, et võtta vastu seda, mida temalt nõuti. See ei tähenda, et Mansur al-Hallaj pidas Iblist õigeks või süütuks. Ta kasutas seda lugu lihtsalt selleks, et näidata, kuidas võib üks olend eksiteele sattuda isegi siis, kui ta usub, et kaitseb õiget asja. Selles tõlgenduses on Iblise saatus tragöödia. Tema veendumus oli kindel, kuid ta valis vale suuna. Ta oli valmis karistust vastu võtma, selle asemel, et loobuda oma enda seletusest selle kohta, kes ta tegelikult on. See ei ole islami tavapärane õpetus. See on sügav ja vastuoluline müstiline tõlgendus, mis esines mõnes teoses ja arutelus keskajal. On ka teisi moslemi müstikuid, kes on küsinud, kas kiusatusel on roll maailma suuremas korras. Kuna katsumus paljastab olendi tõelise otsuse, nägid mõned Iblisi tegutsemist kui osa protsessist, mis eraldab ustavad neist, keda on lihtne eksitada. See ei tähenda, et tema teod oleksid pühad või head. Sellise seletuse mõte on vaid see, et halba tegu võib kasutada katsumusena, isegi kui selle tegija kavatsus on halb. Sellest kerkib esile suurem küsimus, mida on islami ajaloos kaua arutatud. Kui midagi ei juhtu väljaspool Jumala võimu ja teadmist, siis kuidas saab olend vastutada oma valede tegude eest? Erinevad rühmad ja mõttevoolud on sellele küsimusele andnud erinevaid vastuseid. On teolooge, kes on pannud väga suure rõhu Jumala täielikule võimule. Nende jaoks ei saa midagi juhtuda ilma tema tahte ja loata. Teised aga rõhutavad vaba valiku olulisust. Nende jaoks inimesel ja džinnil peab olema tõeline võime otsuseid teha, et tasu ja karistus oleksid õiglaselt määratud. Aja jooksul on välja töötatud erinevaid seletusi, et neid kahte ideed ühendada. Jumala võim jääb täielikuks, kuid see ei võta olendilt ära vastutust enda tegude eest. Lihtsamalt öeldes, loa millegi juhtumiseks ei ole sama, mis selle tegemise käskimine. Näiteks võib õpetaja lubada õpilasel valida vastuse testis. Õpetaja teab, et õpilane võib valida vale vastuse, kuid see ei tähenda, et õpetaja valis selle tema eest. Sel viisil paljud teoloogid on selgitanud, miks võib kiusatus eksisteerida, ilma et kiusatava vastutus kaoks. Kuid Iblise lugu ei ela ainult filosoofia ja religiooni raamatutes. See on jõudnud ka luulesse, muusikasse, lugudesse ja legendidesse erinevates moslemi kogukondades. Enne islami levikut olid luuletajad Araabias juba väga olulised. Nemad hoidsid alles hõimude ajalugu, kiitsid kangelasi, pilkasid vaenlasi ja pakkusid meelelahutust kogunemistel. Kuna andeka luuletaja oskused olid erakordsed, usuti tol ajal, et neil võib olla nähtamatu olend, kes neile inspiratsiooni annab. Nähtamatu olend, kes annab talle inspiratsiooni. Mõnikord seostati seda inspiratsiooni džinnidega. Mõnede vanade uskumuste kohaselt võis džinn luuletajat saata ja talle erakordseid sõnu, kujutlusi või ideid anda. Selline kujutlus jätkus ka mõnedes teostes, mis kirjutati pärast islami saabumist. Kirjanduses kasutati mõnikord iblist ja saatanaid kui ohtlikku, julge või keelatud inspiratsiooni sümboleid. Nende nimed ilmusid luuletustes, mis räägivad veinist, kirglikust armastusest, allumatusest ja lõbudest, mida religioosne ühiskond ei aktsepteeri.
üks tuntud poeet, kes sellist laadi kirjutas, oli Abu Nuwas, tuntud poeet Abbasidi impeeriumi ajal. Ta on tuntud teravate mänguliste ja sageli provokatiivsete luuletuste poolest, mis räägivad veinist, armastusest, lõbustustest ja ootuspärase käitumise eiramisest. Mõnes luuletuses kasutab ta nime Iblis loomingulise mässu sümbolina. See ei tähenda, et poeet usuks või kummardaks Iblist sõna-sõnalt. See on osa stiilist, mis on meelega šokeeriv, naljakas või provokatiivne. Isegi rahvajuttudes ilmus uskumus, et džinn võib õpetada inimesele erakordset muusikatalenti. On legende muusikutest, kes väidetavalt õppisid mängima nähtamatu õpetaja käe all. Teistes versioonides talent on ohtliku kokkuleppe hind. On sarnaseid lugusid muusikutest, kes mängisid nähtamatu õpetaja juhendamisel. Sageli räägivad legendid kunstnikust, kes saab erakordse ande vaimult, haldjatelt või kuradilt või mõnelt teiselt üleloomulikult olendilt. See näitab, et inimesed on juba ammu seostanud erakordseid andeid jõududega, mida neil on raske seletada. Kuid oluline on eristada rahvajutte kunstnikest, kes saavad erakordse ande vaimudelt, haldjatelt, legendid muusikutest, luuletajatest ja kokkulepped džinnidega või teiste üleloomulike olenditega kuuluvad folkloori ja loomingulise kirjanduse valdkonda. Neid ei peeta Koraani peamiseks seletuseks Iblise kohta. Oluline on ka varasem usk inspiratsiooni saamisest džinnidelt, et mõista, miks Koraan selgelt eristab luulet ja jumalikku ilmutust. Prohvet Muhammadi ajal luuletajatel oli Araabias väga suur mõju. Nende sõnad suutsid tuua hõimule au, alustada tüli või hävitada vastase nime. Seetõttu süüdistasid mõned prohveti vastased, et Koraan on vaid luuletaja looming või kummalise inspiratsiooni vili. Koraan lükkas selle ümber. Sura Yassinis öeldakse, et prohvet Muhammadile ei õpetatud luulet ja talle ei sobi olla luuletaja. Seda, mida ta kuulutab, kirjeldatakse kui selget sõnumit. Islami vaatenurgast Koraan ei pärine inimese andest, luuletaja kujutlusvõimest ega džinni sosinast. Seda peetakse Jumala ilmutuseks. See selge eristamine on oluline, sest kuigi nii luule kui ka ilmutus võivad inimeste jaoks olla mõjuvõimsad, on neil islamiusu seisukohalt erinev päritolu ja eesmärk. Luule võib pärineda kogemusest, kujutlusvõimest, armastusest, vihast või inimese loovast mõistusest. Koraani peavad moslemid aga püha sõnumi ja juhisena. Peaaegu 1400 aasta jooksul on Iblise kujutis läbi teinud palju muutusi. Koraani kommentaarides on ta olnud arutelu teemaks tema päritolu üle. Müstilistes teostes on ta olnud tegelane armastuse, kuulekuse ja valeveendumuse küsimustes. Filosoofias kasutati tema lugu vabaduse ja vastutuse arutamiseks. Luules ja legendides on ta olnud mässu, kiusatuse ja ohtliku inspiratsiooni sümbol. Kõik need tõlgendused ei ole aga võrdsed. Mõned neist on saanud osa islami peamisest õpetusest. Teised on aga jäänud ainult müstikute ja luuletajate kirjutistesse, filosoofide ja jutuvestjate teostesse. Kuid seletuste mitmekesisus näitab, et inimeste reaktsioon Iblise loole ei olnud ainult hirm. Nad kasutasid seda ka selleks, et uurida inimese mõistuse, uskumuste ja käitumise keerulisi osi. Kuidas saab õigeks peetud seisukoht muutuda valeks? Millal muutub oma veendumustele truuks jäämine kangekaelsuseks? Ja kuidas saab inimene aru, kas ta tõesti kuuletub või kaitseb lihtsalt omaenda soove? Siin jääb Iblissi lugu endiselt oluliseks. Mitte sellepärast, et see annaks lihtsa vastuse kõigile kurjusega seotud küsimustele, vaid sellepärast, et see näitab, kui ohtlikuks võib muutuda uskumus, mida enam ei suudeta läbi vaadata, parandada ega kahtluse alla seada. Lõppkokkuvõttes, kõige rängemad vead võivad alguse saada mitte usupuudusest, vaid liigsest usust. Kui inimene enam ei usu, et tema enda mõistus võib eksida.